Armsad sõbrad, meie tänane evangeelium on võetud Markuse evangeeliumist. Markuse evangeelium on kõige lühem 4 evangeeliumi hulgas, võiksime öelda üsna napisõnaline, aga sellegipoolest leiame me Markuse evangeeliumist mõned lood, mõned kirjeldused, mis on äärmiselt elavad. Kui ka mitte väga üksikasjade rohked, siis ikkagi sellised, et nad tõepoolest maalivad meie silme ette väga elava pildi sellest, mis toimus, ja üks sellistest lugudest tuuakse meieni ka täna Markuse evangeeliumi 2. peatüki algusest. Siin öeldakse nõnda. Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus. Ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna. Ja 4 meest tuli tema juurde, kandes halvatut. Ja kui nad rahva hulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu, lasksid alla kanderaami, millel halvatu lamas. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Aga seal olid mõned kirjatundjad istumas, kes mõtlesid oma südames, mida see räägib nõnda? Ta teotab Jumalat. Kes muu võib patte andeks anda kui Jumal üksi? Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et nood nõnda mõtlevad iseeneses. Ja ta ütles neile: miks te seda kõike arutate oma südames? Kumb on kergem, kas öelda halvatule: sinu patud on andeks antud, või öelda talle: tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni? Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald patte andeks anda maa peal. Ta ütles halvatule: sinule ma ütlen, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat, öeldes: sellist asja pole me eluilmaski näinud. See on siis, nagu ma ütlesin, üks nendest lugudest Markuse evangeeliumis, mis on minu hinnangul äärmiselt elavad. Kohe algusest peale, kui evangelist räägib meile sellest, kui rahvas oli saanud kuulda, et Jeesus oli tulnud tagasi Kapernauma, tuli neid nii palju tema juurde kokku, et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ma usun, seda ei ole sugugi raske endale ette kujutada, seda väikest maja. See maja pidi olema üsna väike, sest et kui me hiljem kuulsime, et katusesse tehti auk ja sealt lasti see kanderaam või matt alla, millel halvatu oli, siis see tähendab, et maja pidi olema 1-korruseline. Muidu ei oleks see võimalik olnud, sest et Jeesus oli ju esimesel korrusel, inimesed olid ukse ees ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna. Meile ei räägita kõiki neid detaile, aga nagu öeldud, Markusel on see oskus väga nappide sõnadega see pilt meie silme ette tuua, nii et me võime kujutleda seda väikest majakest, tohutut lainetavat rahva hulka, selle ümber ja selle ees, Jeesust istumas seal alumise korruse toas või ukse ligidal, inimesi õpetamas, kui palju need inimesed, kes seal maja ümber lainetasid, teda kuulsid, seda on raske arvata, küllap lähemad inimesed kuulsid, rahvast tuli üha juurde ja nende hulgas olid need 4 meest, kes kandsid ühte halvatut. See kõik kõlab väga lihtsalt, nad tulid tema juurde kandes halvatut, aga mõtleme natukene selle peale, tohutu rahvamass on koos.
Need 4 meest ei saanud olla esimeste hulgas, kuna nad pidid ju teda halvatut kandma. Nad said kuulda, et Jeesus on tulnud. Nad mõtlesid oma sõbra peale, kes oli halvatud, läksid tema juurde. Võib-olla kõigepealt oli üks nende hulgast, kellele see idee tuli, siis ta rääkis teisele. Nad mõtlesid, aga 2 me ei jaksa ju teda viia. Katsume veel 2 sõpra juurde leida, see kõik võttis aega. Kui nad kohale jõudsid, oli rahvamass juba nii suur, et mitte, et neil lihtsalt ei olnud võimalik minna otse Jeesuse juurde, kuidas nad üldse sealt rahvamassist läbi said selle maja juurde. Ma tahan selle looga natukese aja pärast edasi minna, aga siinkohal ma peatuksin, sest et see on esimene väga oluline asi, mille ma tahan sellest tänasest evangeeliumist välja tuua. Just nimelt nende 4 mehe pühendumus, võiksime ka lihtsalt väga inimlikult öelda, nende sõprus selle halvatu vastu, mis pani nad nõnda tegutsema. Me muidugi ei tea, kes see halvatu neile või nemad temale olid. Võib-olla mõnele neist oli ta perekonnaliige, võib-olla oli isa, võib-olla oli vend, võib-olla oli poeg või onu või onupoeg, me ei tea seda. Võib-olla oli lihtsalt naabrimees või keegi, kellega on kunagi koos mingit tööd tehtud. Nagu öeldud, me ei tea seda, aga me teame, et nendele 4 mehele, vähemalt 1-2 nende hulgast läks see halvatu niivõrd korda, et nad olid valmis midagi sellist ette võtma. Nii füüsiliselt, oma jõudu, oma aega panustades, kui mõtleme tegelikult ka selle peale, et nad olid ju kõik täismehed ja jah, Jeesusel oli juba see kuulsus, et ta oli haigeid terveks teinud, aga me teame, et ega mehed ei kipu ka ise oma tervise pärast eriti isegi arsti juurde minema. Rääkimata siis sellest, et minna kellegi nii-öelda imetervendaja juurde, võib-olla riskides ennast kuidagi naeruväärseks teha või vähemalt pettuda. Aga see on nende jaoks nii oluline. Ja see näitab meile midagi ülimalt tähtsat ja väärtuslikku inimsuhetes, selles, mis teeb tegelikult meie elu siin maailmas elamisväärseks. Oleks meil kõigil selliseid sõpru, nagu olid need 4 meest tollele halvatule. Kui keegi on halvatud, siis jah, esialgu inimesed on tema ümber, toetavad teda, muretsevad tema pärast. Me ei tea, kui kaua see mees halvatud oli olnud, võib-olla lühikest aega, võib-olla juba pikemalt. Ümberolijad harjuvad. Ikka käiakse vaatamas, aga harvemini ja tekib see tunne, et aga mida me ikka teha saame. Me lepime ja ju see elu siis selline ongi. Inimene, kes on sellises olukorras, tihtipeale jääb lõpuks väga üksi, sest et teistel on ikka midagi tähtsamat teha. Me näeme, et siin on nii palju väga olulist juba puht inimlikult. Teist inimest tähele panna, tema jaoks olemas olla, mitte lootust kaotada. Isegi siis, kui võib-olla see haige või halvatu ise on juba lootuse kaotanud. Ega me ei tea ju, mida tema mõtles. Meile ei öelda tegelikult tema mõtete ja tunnete kohta siin evangeeliumis mitte kui midagi. Me saame hoopis rohkem teada nende 4 mehe kohta, kes ta Jeesuse juurde viisid, kuigi Markus nagu öeldud, ei räägi meile siin eriti palju üksikasju, aga ta on niivõrd meisterlik jutustaja, et meie mõte, meie fantaasia hakkab ise lendama, kui me ainult anname sellele natukene voli. Ka meie ümber on inimesi, kes vajavad meie tähelepanu, seda, et me neid vähemalt meeles peaksime, et me nende eest palvetaksime, et me ikka ja jälle nende juurde sisse astuksime või vähemalt telefoni võtaksime ja neile aeg-ajalt helistaksime või neile kirjutaksime. Küsiksime, kuidas sul läheb, kas ma saan midagi sinu heaks teha. Need võivad olla meie lähedased inimesed, aga
aga need võiksid olla ka mõned inimesed, kes meile otseselt väga lähedased ei pruugi olla, aga kes on sellegipoolest meie ligimesed, sest et meie saame olla neile ligimesed. See tegelikult ei olegi nii keeruline endale selline ülesanne, selline vastutus võtta, kellegi peale mõelda, kellegi eest hoolitseda. Kui sa mõtled praegu, et aga sinu tuttavate hulgas ei ole ühtegi halvatud inimest, siis tead sa, kui palju halvatud inimesi on sinu ümber? Hooldekodudes, haiglates. Võib-olla sul on selleks võimalust ja aega. Astu sisse, küsi, äkki sa saad kellelegi toeks olla. Ja kui mitte, siis vähemalt palveta nende eest. Isegi nende eest, keda sa ei tunne. Kui me kõik püüaksime veidikenegi rohkem olla nende 4 mehe sarnased, siis sellega me teeksime seda elu paljude inimeste jaoks märksa rõõmsamaks ja lootusrikkamaks, kui see pahatihti ilma selleta on. Nende 4 mehe puhul väärib märkimist ka nende järjekindlus ja, nagu ma ütlesin, pühendumus. Ma juba enne püüdsin kirjeldada seda, et ega neil ei pruukinud olla sugugi mitte lihtne üldse selle maja juurde pääsedagi. Juba teele asumine võttis aega, nõudis organiseerimist, nõudis võib-olla ka selle halvatu enda veenmist. Me ei tea, mida nad kõike pidid läbi tegema, aga nüüd nad tulevad võib-olla viimasel hetkel, võib-olla päike on juba loojunud või loojumas, varsti läheb pimedaks, varsti on aeg laiali minna, magama heita. Nad ei hooli sellest, nad ikkagi tulevad, nad püüavad tungida läbi selle rahva massi, küllap inimesed ka nähes neid lasevad nad läbi. Ma ei usu, et see oleks neile meelega kuidagi keerulisemaks tehtud, kui see niikuinii oli. Aga abi sellest ei ole ju midagi, sest et ukse ette nad ikkagi ei pääse. Nad ei saa rahva hulga tõttu teda tuua Jeesuse lähedale, öeldakse meile evangeeliumis. No mida nad teevad? No mida meie teeksime? Ütleksime, et pole midagi parata, püüaksime hõigata, püüaksime ühe enda hulgast saata kuidagi Jeesuse juurde teda kutsuma. Aga nendel meestel on hoopis teistsugune arusaamine. Nad on seal selleks, et oma halvatud sõpra aidata ja teda kuni lõpuni teenida ja nad teevad seda. Nad lähevad maja katusele, kujutame ette, kuidas nad selle kanderaamiga sinna ronisid, seegi pole niisama lihtne. Ja siis nad hakkasid seda katust sealt selle koha pealt, kus Jeesus all oli, lahti võtma. Sinna auku kaevama või uuristama, nii nagu me võiksime kreekakeelsest originaaltekstist tõlkida. Aga see ei olnud ju mingi pisikene auk. Sellest august oli vaja see kanderaam alla lasta. Küllap see tekitas tähelepanu, võib-olla see tekitas pahameelt. Muide, mida võis maja peremees tunda? Meile öeldakse, et see oli Jeesuse kodu, aga see maja ei kuulunud ju ilmselgelt talle, vaid ta ööbis seal kas võõrana või külalisena. Võib-olla oli see kellegi tema sugulase maja, võib-olla see oli Peetruse maja, me ei tea täpselt. Mis tunne meil kellelgi oleks, kui keegi korraga meie maja katusele roniks ja sinna auku tegema hakkaks. Ka sellest ei räägi evangelist meile mitte midagi. Aga see ei saanud käia ühe hetkega, see pidi võtma aega. Inimesed panid seda tähele, küllap ka Jeesus pani tähele, küllap mingisugust puru kukkus juba alla inimestele pähe nende ette, midagi seal üleval toimub ja siis korraga lastakse sealt alla kanderaam või matt ühe halvatud mehega. See pilt väärib tegelikult seda, et võtta veidikene aega ja selle üle mõtiskleda. See on üks nendest evangeeliumi jutustustest, mille üle võiks päris pikalt mediteerida. Aga meil siin praegu ei ole selleks aega, nii et selle ma jätan teile endale teha, püüda seda kõike endale ette kujutada. Ja nüüd ma lähen selle juurde, mis on
selles evangeeliumis veelgi olulisem. Jah, kujutage ette, on midagi veelgi olulisemat kui nende 4 mehe sõprus, pühendumus, järjekindlus, võiksime öelda ka armastus oma halvatud sõbra vastu. Ja see olulisem tuleb esile nüüd, selles, mida teeb ja mida kõneleb Jeesus. Jeesus, kes on Jumala poeg, teab kõike, näeb kõike. Ta teadis ja nägi seda meest ja mis temal viga on, mida ta vajab, mida tema ja ta sõbrad ootavad. Aga ta andis sellele mehele esialgu midagi hoopis muud. Midagi, mille tema teadis olevat veel palju vajalikuma, aga mille peale võib-olla need teised mehed või ma olen üsna kindel, et need 4 meest ei mõelnud, mille peale võib-olla siiski võis mingil määral mõtelda see halvatud mees ise ja võib-olla ka mõned nendest, kes olid seal ümber, võib-olla needsamad kirjatundjadki, keda pisut hiljem mainitakse. Jeesus ütleb sellele mehele, halvatule, poeg või kui me tõlgiksime kreeka keelest otse, laps, sinu patud on sulle andeks antud. Originaaltekstis kasutatakse siin oleviku ajavormi ja see tähendab seda, et Jeesus ei ütle mitte, et patud on kunagi minevikus andeks antud, vaid ta ütleb, et nüüd, praegu, sellel hetkel on sulle su patud andeks antud, antakse sulle su patud andeks. Tema, Jeesus, on see, kes patud andeks annab. See on ühelt poolt imeline kinnitus, julgustus sellele mehele, aga teiselt poolt kinnitus ja tunnistus ka Jeesusest, sellest, kes ta on, milline on tema meelevald. Ja ümber olnud kirjatundjad said sellest omal kombel väga õigesti aru, sest et nad hakkasid kohe iseenestes mõtlema või nurisema, mida see räägib nõnda. Ta teotab Jumalat, kes muu võib patte andeks anda kui Jumal üksi. Nad teavad, et Jumal üksi võib patte andeks anda, suudab patte andeks anda, ülekohut ja süüd kustutada. Neil on sellest täiesti õigus. Ainult et nad ei tee sellest teadmisest, sellest tõest loogilist järeldust, et kui Jeesus annab patud andeks, siis järelikult ta ongi Jumal, ta ongi inimeseks saanud Jumal, Jumala ainusündinud poeg, kes on meie pärast meie pattude andeks andmiseks tulnud taevast alla, saanud inimeseks ja nii nagu me teame hiljem ka kannatanud, ristil surnud ja surnuist üles tõusnud. Kui ma ütlesin, et võib-olla see mees ise, see halvatud mees ise mingil kombel sai aru sellest või võib-olla isegi ootas midagi selle taolist, siis ma pean silmas seda, et ikka läbi aegade on ju haigusi, katsumusi, erinevaid kannatusi seostatud patuga. Inimesed ise küsivad, mida ma valesti olen teinud, millega ma olen selle ära teeninud, milles ma olen süüdi, et mind on midagi niisugust tabanud, mind või minu peret või minu lähedasi. Ja vahetevahel see nii ongi, kui me loeme pühakirja, siis me näeme, et tihtipeale inimesi tabanud hädad, viletsused, kannatused olidki põhjustatud ja ongi põhjustatud nende enda pattudest, nende enda süüst, ülekohtust. Aga päris sellist otsest põhjuse ja tagajärje seost siin kindlasti ei ole, vähemalt mitte igal juhul. See tuleb välja näiteks Johannese evangeeliumis, kus Jeesus ja tema jüngrid näevad ühte pimedana sündinud meest ja jüngrid küsivad Jeesuselt, õpetaja, issand, kes on teinud pattu, kas tema või ta vanemad, et temaga on nõnda juhtunud? Ja Jeesus vastab selle peale, et ei, see ei ole sündinud temaga, ta ei ole pimedana sündinud mitte kellegi patu pärast. Nii et alati sellist seost ei ole, aga see ei tähenda, et iga inimene ei vajaks pattude andeks andmist. Ja sellepärast kuulutab Jeesus sellele mehele kõigepealt just seda.
see halvatu teatud mõttes justkui kehastab kogu inimkonda, meid kõiki pärast patulangust. Me kõik oleme patu, kurja, surma, hukatuse meelevallas ja me ei saa enda päästmiseks, enda vabastamiseks teha mitte kui midagi. Meie olukord on sama haletsusväärne nagu tollel halvatul, kes ei saanud teha enda heaks mitte midagi. Tänu Jumalale olid tal need 4 sõpra, kes ta Jeesuse juurde tõid. Ja me võiksime öelda, et meil kõigil on need 4 sõpra olemas, võib-olla vähem, võib-olla rohkem kindlasti tegelikult, sest läbi põlvede on olnud ju neid inimesi, kes on kandnud edasi rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest, meie päästjast, meie lunastajast, meie vabastajast, kes annab meile meie patud andeks, kes teeb meid terveks, kes kingib meile uue ja igavese elu. Meid on palves kantud ja meieni on toodud see imeline evangeeliumi rõõmu sõnum. Neid mehi, kes on meie eest hoolitsenud, mehi ja naisi, on rohkem, kui oli sellel halvatul sõpru. Me võime olla Jumalale tänulikud, et ka meie oleme kuulnud ja võime jätkuvalt kuulda seda Jeesuse sõna, laps, sinu patud on andeks antud. Sinu patud on andeks antud. Kui sa ainult usaldad ennast tema armu kuulda ja kui sa mõistad, et sa oled tema ees samasuguses olukorras, nagu oli see halvatud mees, kes ei saanud iseenda heaks midagi teha, aga kes sai võtta vastu selle, mis talle kingiti. Meile öeldakse evangeeliumis, et Jeesus tegi seda nende 4 mehe usu pärast. Meil ei räägita selle halvatu enda usust midagi. See ei tähenda, et meil igaühel ei peaks olema usku. Usk on väga tähtis. Usk on oma usalduse kinkimine temale, kes meie usaldust väärib, kes on meie usalduse alus ja allikas, kes on meid loonud, kes on meid lunastanud, meile kõik kinkinud, kes on iseennast andnud meie eest. Kuidas me ei peaks temasse uskuma, kuidas me ei peaks teda usaldama, teda armastama. Aga see Jeesuse armu kingitus, andeks andmise kingitus tuli sellele mehele, võiksime öelda, sõltumatult sellest, kas ta uskus või ei uskunud. Ma ei taha sellega öelda, et usk ei ole oluline. Usk on oluline meie armastava, andunud, usaldava vastusena Jumalale. Aga tema on oma armastuses teinud juba kõik meie heaks. Ta on meile juba kinkinud meie pattude andeks andmise. Golgata ristil siis, kui mitte ühtegi meie hulgast, kes me praegu elavate kirjas oleme, veel olemaski ei olnud, mõtteski ei olnud kellelgi peale Jumala. Juba siis on ta meile selle kõik kinkinud. Ja meie saame selle ainult tänuliku meelega ja usus ja usalduses vastu võtta. Just nii, nagu see halvatud mees seal Jeesuse ees kanderaamil. Kahjuks olid seal need, kes seda kõike ei uskunud, aga nendele ei taha ma täna sugugi mitte keskenduda. Ma tahan, et meie ette jääks ikkagi pilt nendest 4 mehest, kes nii väga hoolisid oma sõbrast, et tõid ta Jeesuse juurde. Jeesusest, kes on tulnud, et kinkida meile pattude andeks andmine ja uus elu, ja sellest halvatud mehest, kes sai oma patud andeks ja kes sai uue elu. Ja sai muidugi ka selle, mille pärast need 4 meest olid ta Jeesuse juurde toonud, kes sai tagasi oma füüsilise tervise. Jah, küllap aastaid või aastakümneid hiljem tuli temagi jaoks jälle kätte see päev, mil ta pidi siit sellest elust surma läbi ära minema. Aga kui ta juba on selline kogu inimkonna kehastus seal oma halvatuses, siis on ta tegelikult ka lootuse ja tõotuse märk kogu inimkonnale, meile kõigile selles oma füüsilises tervenemises. Jumal on läkitanud oma poja siia maailma selleks, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et meil oleks igavene elu, et me leiaksime pattude andeks andmise. Meie patud on meile andeks antud. Aga
Jumal oma armus ei piirdu mitte ainult sellega. Ta ei piirdu mitte ainult isegi kunagi kaotatu taastamisega, vaid ta tahab meile kinkida midagi palju imelisemat, palju suuremat, midagi täiesti uut. Ta tahab meid tõepoolest terveks teha. Me võime vaid aimata või püüda kuidagi kujutleda, mida võis tunda see mees, kelle kohta meile siin lihtsalt öeldakse, et ta tõusis üles, võttis oma voodi või oma kanderaami ja läks välja, aga mida ta tegelikult tunda võis? No mida võib tunda üks mees või naine, üks inimene, kes on olnud halvatud ja nüüd järsku võib jälle tõusta ja kõndida? Mis tunne see on? Milline imeline võrratu vabaduse tunne see on? Kindlasti võrreldav sellega, kui keegi on istunud pimedas vangikongis aastakümneid ja siis lõpuks vabadusse pääseb. Sulle on antud midagi, mida sa ei lootnud enam kunagi näha ega tunda. Kui kirgas, kui imeline, kui eriline see võib olla. Me teame, mida tähendab elu täius. Me oleme kogenud neid õndsaid hetki, aga teate, mis see, mida Jumal on meile tõotanud ja mida ta tahab meile kinkida, see on midagi veelgi imelisemat. Ma julgen öelda, et see, mida tundis too halvatud mees seal üles tõustes ja välja minnes, on kahvatu vari selle kõrval, mis meid ees ootab. Siis, kui meie ükskord üles tõuseme ja läheme igavese elu kirkusesse. See, mida Jeesus ütleb sellele halvatud mehele seal, see kehtib meie kõikide puhul. Sinu patud on andeks antud. Tõuse üles, tõuse ja mine, astu edasi, nagu me võiksime kreekakeelsest originaalist tõlkida. Ja siis me läheme. See on imeline pilt, kui me kord tõuseme selleks, et enam mitte kunagi langeda, et mitte kunagi surra, et mitte kunagi kogeda enam midagi halba ega rõhuvat. Ja läheme ja käime selles uues elus. Olgu siis meie haigused või halvatused siin selles maailmas olnud missugused tahes. Meie patud, meie ülekohus, meie langemised, meie süü, meie pettumused. Jumal ütleb meile kõigile, tõuse ja mine edasi. Tõuse ja ela. Su patud on sulle andeks antud. Sa oled uueks tehtud. See on see, mis on meie tänases evangeeliumis veelgi tähtsam kui nende 4 mehe pühendumus ja armastus oma halvatud sõbra vastu. Aga ka see on tähtis. Ja sellepärast ma kokkuvõtteks tahangi öelda kõigile, pangem tähele teisi inimesi enda kõrval, olgem nende jaoks olemas, mõelgem nende peale, palvetagem nende eest, aga kõige enam kuulutagem neile Jumala armastusest Jeesuses Kristuses, rõõmusõnumit temast, Jumala ja inimese pojast, kes on tulnud selleks, et meie patud oleksid andeks antud, et me võiksime tõusta ja tõeliselt elada.